Mina olen Erik ja taas kord olen teie ees järjekordse ahhaa-vloogiga. Kõige uuemas Maiani loos Sinise leegiga räägib Maian, kuidas tema põleb siis ilusa sinise leegiga. Tegelikkuses aga orgaaniline materjal, nagu meie inimesed oleme, sinist leeki päris endale ei võta. Kõige kuumemad orgaanilised ained põlevad sükse ilusa valge ereda leegiga. Aga kui me kasutame natuke paremaid kütuseid, nagu näiteks propaan, mis meil siin gaasipõletis on, siis nad võivad võtta endale ilusa sinise leegi, kuid ka selle temperatuur tänu sellele tõuseb kuni 2100 kraadini. Nii et mida kuumem on tegelikult meil leek, seda sinisema värviga ta ka meil on. Leegi värvust on ka tegelikult võimalik muuta, kasutades teistsuguseid vahendeid. Meil siin laua peal on 3 soolalahust. Liitiumkloriid, boorhape, mis tegelikult ei ole sool, aga on hape, ja vask 2 kloriid. Kõik nad on metanoolid ja tänu sellele saavad väga hästi põleda. Need 3 erinevat lahust annavad meile 3 erinevat värvi, kui me nad põlema paneme. Ja vaatame, mis tulemused tulevad siis. See on mu sinine tõde, sinisilmselt siit siniselt põlen. Sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen, sinise leegiga põlen. See on mu sinine tõde, sinisilmselt siit Me näeme, et meie 3 leeki põlevad siis erinevate värvidega, nagu mainitud. Liitium annab meile ilusa punase värvuse, boor annab meile ilusa rohelise ja vask annab meile siit sinakas rohelise. Ja ta läheb meil rohkem sinisemaks, mida edasi meil aeg läheb. Miks siis niimoodi juhtub? Erinevatel elementidel on erinevad energiad, mida nad kiirgavad, kui neid ergastada. Need kiirgused tulevad meile tihtipeale valgusena ja kuna iga element on erineva mustriga, siis on võimalik tänu sellele elemente määrata ka väga suurte kauguste pealt. Tänu sellele näiteks võimalik määrata tähtede koostiseid, isegi kui nad on meist valgusaastate kaugusel. Lõpetuseks võime öelda, et Maian kas põleb meil tohutult suure temperatuuriga või on tema kehas hästi palju vaske, mille tõttu tema põlemisvärv siis on sinine. Tänan teid aga vaatamast, minu nimi on Erik. Likeige, subscribeige ja nägemiseni järgmisel korral.